tere! Täna räägin teile operetist, muusikateatri žanrist, mis ühendab endas ooperis suursuguse ja muusikali kerguse. Operett on tuntud oma lõbusate žüžeede, kauni muusika ja meeldejäävate tegelaste poolest. Ettekandes tutvustan opereti ajalugu, selle tuntumaid heliloojaid ja teoseid ning räägin, miks see žanr on tänaseni armastatud paljudes teatrites üle maailma. Aga mis on operett? Operett on muusikateatri žanr, mis ühendab endas laulu, tantsu ja räägitud dialoogi. Erinevalt tõsisemast ooperist on operett kergema sisuga, tihti humoorikas või romantiline. See žanr sai alguse 19. sajandil ja on tuntud meeldejäävatele meloodiate ja lõbusate lugude poolest. Tänaseni pakub operett vaatajatele meelelahutust ja ajatut võlu. Opereti maailmas on mitmeid kuulsaid heliloojaid, kelle teosed on jäänud klassikaks. Zach Offenbach on tuntud kui opereti looja. Tema kuulsaim teos on Orfeos põrgus, millest pärineb ka kuulus Cancan. Johann Strauss II, keda kutsutakse valsside kuningaks, kirjutas armastatud opereti Nahkhiir. Franz Lehár lõi teose nimega Lõbus lesk, mis on üks enim lavastatumaid operette maailmas. Samuti on tuntud Imre Kalman teos nagu Silva ja tsirkuse printsess, mis ühendavad meloodilisuse ja elava huumori. Operett sai alguse 19. sajandi keskel Prantsusmaal, kus Zach Offenbach lõi esimesed kergema sisuga muusikalised lavateosed, näiteks Orfeos põrgus. Peagi levis operett Viini, kus Johann Strauss II ja Franz Lehár arendasid seda edasi, lisades rohkem romantikat ja tuntud valsirütme. 20. sajandil mõjutas operett muusikali arengut ning paljud teosed on tänaseni lavadel. Kuigi klassikalise opereti kasutamine on aja jooksul muutunud, esitatakse seda jätkuvalt paljudes teatrites üle maailma. Aga mida mina arvan operetist? Minu arvates on operett huvitav ja meelelahutuslik muusikateatri žanr. Selle kerged ja humoorikad lood, ilus muusika ja värvikad tegelased teevad vaatamise nauditavaks. Mulle meeldib, kuidas operett ühendab laulmise, tantsu ja dialoogi, pakkudes nii rõõmu kui ka emotsioone. Kuigi see pärineb kaugest minevikust, on need teosed ajatud ja kõnetavad mind väga kui vaatajana. Aitäh!